isegi kui nagu õnnestus siis mõni neiu nii-öelda ära rääkida või mis iganes, ma ei ole olnud kunagi nagu sotsiaalselt piisavalt küpse või võimekas, et kellegi käest nagu seksi küsida. Ma olen siiani praegusel hetkel, no ma olen oma elukaaslase nagu see, et äkki joppab, vaata. Ta on nagu see, et kallis inimene, me oleme 3 aastat koos elanud, sa oled kuradi sitund mu ees, kas sa oled nagu loll peast nagu, ütle mulle, võta käest kinni, lähen magamist. Ma reaalselt, ma ei ole nagu, näiteks enne käis Harimati käis siin laval, see tüüp on nii enesekindel, ta astub kuskile ruumi, ta valib ühe neiu välja ja siis jõllitab seda senikaua, kuni too saab aru, et nüüd on aeg keppima hakata. Ja nagu, minu parim move on see, et ma katsun võimalikult lähedal magada, siis torgin öö otsa, kuni lõpuks neiule nagu davai siis. Aga üks pool on see, et ma ei saa nagu ise ei saa hakkama, aga teine pool ongi, et isegi kui elus on proovinud nagu keegi nii-öelda mind sebida, ma ei saa selle enda puhul kõik nii, ma saan aastaid hiljem aru, et see on raisk, oli küll. Nagu konkreetselt, minu juures oli kunagi mingisugune põhikooli lõpupidu või mis iganes ja siis mu klasside tuli mingi sõbrannaga ja see tüdruk nagu ta kohe, kui me tutvustati, see hakkas täiega mulle nagu tähelepanu pöörama, ta oli kogu aeg minu lähedal ja vestles hästi palju minuga ja naeris kõikide mu halbade naljade peale ja pani kätt õla peale ja kutsus mind tantsima, hästi selline. Ja minu ainuke mõte on see, et perse, mis tal viga on, et ta teistega läbi ei saa nagu. Siis mingi hetk ta küsis mu käest, et kuule, et kas ma äkki saaksin ööseks jääda, mul on see, et mis sul isa järgi ei saa tulla või nagu. Ja kuidagi täimne juurde ööseks, siis ma mäletan see, et kui kõik on ära läinud ja et lähme siis nagu magamistuppa. Ja ma juhatasin tüdruku sinna magamistuppa sisse ja siis ta vaatas ukse vahelt ja siis tegi lihtsalt. Ja tollel hetkel ma ei teadnud, mis see liigutus tähendab, sest keegi ei olnud minu suunas varem niimoodi teinud. Ma sain sellest aru mingi 5 aastat hiljem, kui ma töötasin ühes haljastusettevõttes ja ma panin äärekivi nagu mingi 5 meetrit täiesti suvalise koha peale. Ja siis objektijuht tuli, nägi seda, et ja mille peale see tüdruk seda tegi, oli siis see, ta läks sinna tuppa ja nägi, seal oli minu voodi ja seal põrandal alla kõrvale säng tehtud. Mis minu arust oli sitaks hea liigutus, ma oleks võinud ta teise tuppa ka panna, vaata nagu, nüüd ta on juba minu toas, ainult vaja seal voodist alla kukkuda ja nagu vuu! Ja tüdruk oli ka nagu, mida iganes, magame ära. Mingi 15 minutit hiljem ta korra veel proovis, küsis, et ega sa ei maga, ma ütlesin, ei maga. Et kuule, et mul on tegelikult siin põrandal nagu päris ebamugav, et kas ma saaksin äkki sinu juurde voodisse tulla? Ja ilma hetkegi mõtlemata ma ütlesin, jah, mulle väga meeldiks põrandal. Pildi panin kokku 3 aastat hiljem, olin gümnaasiumis matemaatikatunnis, lahendasin mingit loogika ülesannet, et Jaagul on 7 õuna ja Priidul on 6 pirni ja tirra Liisa tahtsin nikkuda.